motivatsioonist rääkida, ükskõik kas siis teenindajate kontekstis või mingi muu valdkonna kontekstis, siis motivatsiooni saab alati kahte pidi vaadata. On siis seda tüüpi motivatsioon, mis tekib sellest, et ma mõtlen sellele, mida ma saan selle tegevuse eest ja üldjuhul see tehing ongi see, et mina annan sulle oma 8 tundi või 10 tundi ja sina anna mulle siis palk vastu. Ehk siis kogu selle tehingu mõte minu jaoks on see, et ma saan selle eest midagi, mis on mulle vajalik ja üldjuhul see on mulle vajalik selleks, et oma arved ära maksta. Ja teist tüüpi motivatsioon tekib siis sellest, et ma kas või vähesel määral naudin seda tegevust ennast. Ehk siis minu fookus ei ole ainult sellel, mida ma saan, vaid see tegevus pakub mulle midagi. Ja siin on üks väga põnev paradoks, sellepärast et seda on ka uuritud väga palju psühholoogilise nurga alt, et mida enam ma keskendun sellele, mida ma saan, seda vähem jääb tähelepanu sellele tegevusele endale, sellele naudingule. Ja see on mingis mõttes selline allakäigu spiraal, sest mu fookus on kogu aeg tegevused maas, kogu aeg sellel, mida ma saan. Ja seepärast ka paljud organisatsioonid, näiteks müügiorganisatsioonid muudavad oma tasusüsteemi, et ei keskenduta ainult sellele boonussüsteemile, vaid et pakutakse inimesele kohe näiteks normaalne põhipalk, et ta teab, et ta ei pea nagu mõtlema nii palju, et ma siin pingutan rohkem või siin nihverdan rohkem, et saan nagu selle isikliku boonuse suuremaks, vaid ta teab, et minu tegevus otseselt minu palka ei mõjuta ja seda enam ta saab tegelikult keskenduda sellele tegevusele endale ja sellest rõõmu tunda. Ehk siis asja iva on selles, et mida rohkem ma keskendun sellele, mida ma saan, seda vähem mul jääb lihtsalt aega ja tähelepanu tegevusele. Ja nüüd, kui seda tagurpidi vaadata, kui ma leian töö või kui juht või kui firma oma kultuuri kaudu suudab luua mulle sellise töökeskkonna ja pakkuda mulle sellist tööd, mis mulle päriselt meeldib, siis selle näevad läbi kohe ka kliendid ju. Ehk siis kui ma suudan keskenduda rohkem tähelepanu sellele, et ma teen seda mingil põhjusel, mida ma saan sisemiselt, ma saan sisemist mingit rahuldust, sisemist mingit naudingut, siis seda edukamaks ma tõenäoliselt muutun ja seetõttu seda rohkem tegelikult võib tulla ka selliseid materiaalseid hüvesid. Ehk siis ka see koolitusprogramm, näiteks mitterahaline motiveerimine, see keskendubki sellele, et mida saab juht omalt poolt ära teha, sest eriti kui me räägime kesktaseme juhtide kontekstis, et nendel on alati eelarve piiratud. Tal on kuskilt ülevalt poolt ette antud, et kui palju on võimalik näiteks selles kvartalis või sellel aastal inimestele väliste motivaatoritega seda initsiatiivi tekitada, aga väga piiratud, ma ütleks nagu lihtsalt teadmised või sageli tulla lihtsalt selle peale, mida saab üks keskastme juht ise omalt poolt ära teha selleks, et töötaja saaks seda tööl käiku sisuliselt nautida. Ta ei peaks käima ainult palga pärast, vaid et ta saaks sellest tegevusest endast ka midagi. Mulle tundub, et ise nagu sellise tarbijana, mulle tundubki, et ühelt poolt kindlasti ei saa üle ega ümber, oleks nagu äärmiselt ebaviisakas öelda, et ei oleks nagu rahalise motivatsiooniga probleemi, sest et motivatsioon koosneb alati 3 osast. On rahalised motivaatorid, on enesemotivatsiooni oskused ja on mitterahalised motivaatorid ja teenindusvaldkond on kahtlemata see, kus tegelikult inimestelt nõutakse ikkagi täielikku pühendumust, aga see palgatase, mille eest nad seda tegema peavad, jääb sageli ikkagi alla, ma ütleks nagu isegi mõnikord alla normaalse taseme, et tänapäeval ennast ära elatada. Aga kahtlemata, olles päris paljude teenindajatega ka ise töötanud, on küsimus ka mõtteviisis. Ma olen näinud teenindajad, kes saavad väga hästi aru, et kui ma tahan Eestis töötada, siis antud juhul selle valdkonna palgatase ongi selline. Selles ei ole süüdi minu otsene juht, selles ei ole sageli süüdi isegi minu mingisugune kõrgema tasandi juht, vaid kui ma olen hetkel siin, siis see on see palgatase ja siin on mul vaja vaadata nagu reaalseid võimalusi. Kui ma tahan kohe 3-kordistada oma palka, siis ainuke variant on lähed Soome. Sama töö eest saad 3 korda kõrgema palga Soomes, aga kõik ei taha minna sinna. Teine variant, et reaalselt oma palka siis suurendada, on ju see, et sa lihtsalt pingutad, arendad ja saad paremaks. Ja kas sa teed siis vertikaalse hüppe organisatsioonis või kui sa oled tõesti sellises müügivaldkonnas, et su enda oskused paranevad, su enda tuluga seetõttu paraneb. Ja 3. variant tegelikult on ikkagi aktsepteerida seda, et hetkel on olukord selline, ma lühiajaliselt hetkel midagi muuta ei saa, kui ma ise käin ringi, kogu aeg olen selle tõttu õnnetu, siis kannatan ma ise, kannatavad mu töökaaslased, kannatab juht ja pikas perspektiivis võib-olla see töökoht ka satub juba löögi alla, kui ma käin kogu aeg ringi ja võib-olla isegi mingi intriige tekitan ja olen selline vastutöötaja natukene. Nii et ma olen näinud tegelikult konkreetseid näiteid teenindajatest, kes on enda jaoks selle mõtteviisi ära muutnud, kes ütlevadki, okei, see on praegu minu töö,
palk on selline, mida ma saan sellest tööst endast. Ja siin tuleb sisse see andmise printsiip. Ehk siis mitte keskenduda ainult sellele, mida mina siit saan, vaid tegelikult sellele, mida ma saan nendele inimestele anda, kellega ma igapäevaselt kokku puutun. Et see on natuke selline nagu pikem teema, aga on konkreetseid näiteid ja neid on palju tegelikult, kes ütlevad, et ma ei naudi mitte oma teenindaja töös seda, mida ma siit saan, vaid ma naudin kõige rohkem seda kliendi kontakti, et ma näen, kuidas moodi tegelikult kliendid minu tegevuse kaudu muutuvad õnnelikumaks. Tundub, et siin on hästi suur roll juhil, kui juht võtab eesmärgiks protsesside ja tehnilise juhtimise kõrvale tuua teadlik inimestega tegelemine. Ehk siis mõistmine, mida konkreetselt see inimene, mida konkreetselt see teenindaja tegelikult sellelt töökohalt ootab. Sest igal inimesel on mingisugune oma sala nagu mõtteviis, et mida ma tegelikult sellelt töökohalt tahan. Mida enam ma juhina keskendun sellele, et kuidas moodi oma töötajatele luua selline keskkond, selline sisekultuur, kus neil on inimestena hea olla. Ehk siis ma teadlikult tegutsen selle nimel, et see meeskonna ühtsustunne oleks tugev, et inimesed omavahel hästi läbi saaksid, et nad näeksid mind juhina kui ikkagi kellele saab toetuda, kui ma tuletan neile meelde, et nad on mulle kasulikud, väärtuslikud, kogu see tunnustamine, tagasiside, mida enam ma juhina seda teen, siis tegelikult on võimalik ka töötajate mõtteviisi muuta, et ma ei käi siin ainult palga pärast, vaid et ma saan siit midagi veel. Sest et selliseid hõbelusikas suus sündinud inimesi on ju meie hulgas väga-väga vähe, et me kuskil peame seda tööd tegema. Ja ma alati eelistan teha sellises kohas, kus ma tajun, et ma ei saa siin ainult palka, vaid mind väärtustatakse ka kui inimest. Ja see oligi see teine punkt, mida ma tihti ikkagi teenindusasutustes näen, et esma- ja kesktaseme juhid tegelikult ei ole enda jaoks seda juhi rolli tähtsust teadvustanud. Et see, kuidas moodi nemad inimestesse suhtuvad, see, kui palju nemad neile tähelepanu annavad, kui palju nemad neid tunnustavad, kui palju nad isiklikul inimese tasandil nendega tööd teevad, et seal on hästi-hästi palju võimalik ära teha.